hei, 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 hi! Tere! Sügisesed tervitused ka teile! Mina olen Kata. Mina olen Kännu Merilin. Mina olen Mirjam. Müstiline Mirjam. Ja see on Slongipoiss. Ja me saime üle pika aja taas kord kokku, et teha teile üks moeblogi video. Just! Ja see video siis tuleb kõigepealt siis väiksest ööriietusest, mis on praegu väga moekas. Eriti meie moekollektsioonist on see pärit. Eriti. Ja siis tuleb muidugi selline ka, et midagi nagu uut meie blogi suhtes, et kuidas saada puhtaks inimeseks. Ja see on väga huvitav, ma soovitan seda kindlasti teil jälgida. Ma isegi armastan seda võib-olla niimoodi. Siis tuleb ülivinge ja kui kergemalt öelda natukene siis vinge meik, sügisene meik. Jah, olen käinud igal pool meikkoolitustel väga palju, eriti Pentakas korraldatavatel meigivõistlustel. Ja meigivõistlustel, viimastel olid meil seal Turuplatsil. Ja, aga selles suhtes, et jälgige meid ja näe, Munde ütleb ka tere. Lõpetuseks siis võimegi öelda, et SFC Chicas! Oh yeah! Chicas! Ja jääge meie moeblogi ikka lugema! Hi! This posting is about our shoppings. And we went to Bershka. And Nike. Bershka shop is in Tallinn. It is my favorite shop because there's a lot of expensive clothing. Yes, and I'm very rich. I like to buy things from Bershka. I don't know how to say it in English. Bershka. I think it's Bershka. And I like to go to Bershka shop because it is from Tallinn, this shop. And Tallinn is only city in Estonia. Which is very nice shops. Tallinn is the Hauptstadt of Eesti. And Estonia. Yeah. I don't know how do people say Bershka in Estonian. Maybe it's like Bershka. Purska. And I like to now show to you which things I bought. Firstly, from my bag. This is a pair of how to say Pyjama. It's called nice. It is very nice trousers, and you can see, yes, you can see very nicely. These are a very nice fabric. How do you say it's comfortable? Yes, very comfortable. And I bought them because everybody is wearing them, and I like to wear what everybody wears. Wait, no. That was a wrong situation, wrong sentence. I don't like to wear what everybody wears. That's why I bought this nice trousers with the stripes. You see, they are very unique. They make slimmer people. Yes, and very soft indeed. And material is also very friendly. It's fabric. And very nicely it's sewed very nicely. And yes, so I think the price of these trousers was something like 7,000 euros. Yes. Not very expensive because I'm so... We're so rich. Rich peoples. Yes, and this is the blouse which is going in pair with this... They match like very good. You wear them together. You see. Flowers. The contrast of the colors is amazing. Yes, very. Amazing. I love it. Smells like flowers. And so cute. So cute to wear. Yes, so cute. Yes. And she will try them on later on, yes. So you can see how they fit her body perfect. Yes. So the next how much did they cost? Do you have to say? This one was 7,000 euros. 7,000 euros, and this one was five. Yes, I think something like five. that. Something. And yes, now you will
will show what other you bought. Yes. Two from Well, Bershka. when Merlin, when she was trying clothes, can you Merlin try it on her clothes, pajamas? I was like walking around on the store, and then I was like, wow, and I found this thing, you know. Very nice thing. Very nice thing. Wow. Oh my god, it's my favorite shirt. And then so I was like, amazing. oh my god, I need that blouse right away. And you can see this logo. This is from very, 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 very expensive Brand. It's my favorite. Not Firma. like whiskey brand, but yeah, firma from clothes. You know, and this brand makes very unique clothes. Not like mingi usual. Come on, look Echo. at this. Look at this cutting. Yes, very nice. Very nice. And so cute. Yes, it fits perfectly for everybody. Yeah, and the price color was is very, amazing. very expensive, but I love it, so that's why I had to buy it. Usually we don't buy clothes that no cheap is very not. And I don't remember how much did it cost, but I only remember that it costed 7.5 thousand thousand Estonian euros. Estonian euros. Yeah, Estonian euros. And I don't know, you can make a calculations with your calculator, but I really like it. And you know, it's so nice and amazing to wear because you know, it's so big and I like how to say Baggy. baggy, very baggy clothes because you know I'm so slim And baggy clothes make you very much more slimmer. yes. They hide your fatness. Fatness, yeah. So remember that if you want to be like very fashionable, like Fashionable. Like Cindy Fashion Chicas. then you should wear something like that. Or something like this. This pair of clothes. Enjoy. See siis on minu see outfit'ute teen, mis ma ostsin sealt Bershkast. Ma ei tea, kuidas öeldakse eesti keeles. Bershka või Bershka või ma ei tea. Aga igatahes siis jah, see on minu riietus. Nii, näete mind. See on siis see bluus, väga lilleline, väga mõnus, istub selga, nii mõnus on see. Ja need on siis püksid, natuke halvasti on näha, aga ärge pange tähele selles suhtes, et istun nii hea ja mõnusad need kanda koos. Ja noh, mina arvan, et ma tegin hea ostu selles suhtes, et see sobib mulle ja minu kehale ja väga hea, aitäh! Nii, ja nüüd siin Mirjam kannab sellist särki Bershkast, mis on, nagu te näete, see, mida me teile enne näitasime. See on kena kollane värv, ehk siis väga sügisene ja näete, sellega sobib kokku väga ilus soeng. Täpselt selline võiks sellega olla ja ehted ka. Ja pluus istub ka selga väga ilusti koos, eriti näiteks koos seelikuga ja ka koos pükstega. Ja nagu te näete, siis sellel on väga selline moodne lõige, ehk siis lihtsamalt öeldes moodne lõige. Ja selja tagant on see just selline ja külje pealt, Mirjam näitab meile külje pealt bluusi, on selline. Nagu näha, siis väga moekas ja väga omamoodi ja unikaalne. Et jah, tänavatel siis ma arvan, et inimesed naudivad, kui nad näevad seda seljas inimestel teistel ja et see on väga, inimesed väga naudivad selle nägemist. Hallo, starova! Nüüd me teeme siis siin meigi video selle kuu oma ehk siis sügise oma ja me üritame teha sügisest meiki Mirjamile. Kõigepealt vaatame siis Mirjami nägu ilma meigita. Nii, tal pole praegu meiki näos, nagu te näete. Tähendab väga, muidugi see loomulik ilu ei ole ilus, selle peab kohe ära tegema ja näete, see on väga kole. Nii, esiteks siis
ma olen käinud väga paljudel meigikursustel ja lugenud väga palju sellealaseid raamatuid ja kõik nad räägivad mulle ühte. Kõigepealt tuleb alustada kulmudest. Selle sügisel on üldse väga paksud kulmud moes. Ja väga paksud ja ka natukene niimoodi, et väga erinevad, võimalikult erinevad. Et äkki sa tuled veidikene kaameraga lähemale ja näitame täpselt vaatajatele, kuidas teha siis kulme. Ei ole vahet, kas sa liigutad siitpoolt siiapoole või siitpoolt siiapoole või üldse niimoodi, eks ole. No põhiasi, mis loeb, on see lõpptulemus. Nii, ja kuna me teeme ühe kulmu siit, see on tunde järgi enam-vähem, kus maalt hakkad, et tavaliselt inimesed algavad kuskilt siit maalt, aga ma arvan, et selle sügise buum võiks olla see, et see hakkab kuskilt siit maalt. Ja et nagu te näete, siis see on juustega väga ühte tooni, ma arvan, et vahet pole tegelikult. Ta praegu lihtsalt vedas, et on ühte tooni, aga kui ei ole, siis on natuke halb, aga ei ole ka samas halb. Et siin võimalikult võiks olla selline ilus kuju. Nagu näete, see on väga loomulik. Nagu polekski aru saada, et seal on midagi peal. Ja nagu ma ennist ütlesin, siis kulmud peavad see sügis olema võimalikult erinevad. Ja ma arvangi, et nüüd vaatame, kuidas teha teist kulmu väga ilusti. Niimoodi, et nagu ühte läbivat joont ei ole, et võiks olla nagu niimoodi siit allata. Ja need kulmud tuleb ära raseerida. Ma praegu küll ei hakka seda näitama, sest mul ei ole nagu seda õiget asja, milleks seda teha. Aga alumised kulmud me raseerime täielikult ära. Ja uued kulmud tulevad siis niimoodi siksaki peale ja kui kergemalt öelda, siis nagu laines. Et kes ei saa aru, mis tähendab siksak, et siis laines. Ja eriti on selline klubi nagu Slongipoisid, neile väga meeldivad sellised tüdrukud, kellel on 2 erinevat kulmu. Väga ilus. Nii. Ja nüüd me võtame siis järgmise asja. Milleks on siis selline uus lauvärvide komplekt. Nagu te näete. Ja see on vist, kui ma ei eksi, on see Mäki oma. Mäki oma, jah. Mäk tegi selle, jah. Et jah. Mis on lahti asipoolt. Väga keeruline süsteem, nagu Mäkile ikka kombeks. Teate küll ju. Nii. Siin on siis väga erinevad toonid, väga rõõmsameelsed ja sügisesed. Tähendab, siin ei ole asja kaasas, millega lauvärvi peale panna. Aga ma arvan, et sellest ei teki probleemi, sest et mul on sõrmed. Näete? Ei, see tegelikult... Mul on 5 sõrme ja sellega ma panen kõik need värvid talle üksi pulgi peale. Kui ma nüüd täpselt natuke räägin siia juurde midagi, siis ma olen väga palju tegelenud selle Mäki turustamisega. Ja praegu ongi Mäki selline aeg, et tehaksegi selliseid lauväripalette, mis on väga kreemiad ja väga mõnus on peale kanda. Ja tegelikult ongi näpp kõige parem kandja, mis paneb peale. Ja kuna näppudel on selline, väga hea kuju, siis on väga hea nendega kanda peale värve. Ja Mäkk ongi siis läinud seda teed pidi, et enam ei kanta aplikaatoritega, vaid sõrmega. Ja üldse ma tahaks ka rääkida siis veel ka üldse palettidest, mis on nii head kanda peale nagu... Ja kas ma võin nüüd pöörata tagasi teie väiksele? Jah, võib küll. Samal ajal, kui Merilin selgitas teile, mis on näpuga pealekandmise eelised, siis ma näitan teile juba ära võrdluseks ühe poole jumestus täielik ja teise poole. Siin pole veel praegu midagi tehtud. Aga nagu te näete, ma tegin väga sügiseselt roheliseks. Näete, sõrm on ka veel koos sellega. Sellel pole midagi viga, sest see tuleb maha. Ja see ma kasutasin siin rohelist ja ka lillat silmavärvi. Lillat pole nagu näha, et roheline on domineeriv siiski. Roheline sööb lilla värvi tegelikult ära ja näonahale see ei mõju midagi halvasti ja nagu näete, siis roheline jääb väga ilus, kerge, sügise värv. Et sellisega sa võid minna kooli, tööle, lasteaeda ja ka turule. Sindi turul väga läheb peale näiteks. Ja siis siia põse peale, nagu te näete, heledalt on tehtud siia sükene südame kuju. Ja see on väga jällegi uudne asi, mis tuleb otse Hiinast. Ja Venemaal minu arust ka viimasel on hakatud tegema, igatahes ma lugesin ühe mehe blogi, vahet pole see praegu. Igatahes see valge südamekene siin tähistab armastust Sindi vastu. Ja tähendab, ma tahaks näha väga paljudel Sindi tüdrukutel, see on minu üks unistus, et paljudel Sindi tüdrukutel oleks valge süda põse peal. Ja see palett tähendab selle ma ostsin isiklikult Pentakast, see on käsitöö ja see Pentaka firma nimi on Jordache. Jah,
ja see, nagu te näete, siis siin on kirjas ka, et see on eyeshadow, et see läheb nagu silmade peale, see on silmavärv. Ja siis siin on mingi netvõtt 0,50, ma ei tea, mis tähendab, ma arvan, et see on kellegi nagu mõni hiinakas võib-olla sattus sinna sekka. Aplikatoor, eyebrush, et noh, jah, aitab küll sellest, vaadake veel seda firmat, jätke meelde, ostke omale see ja seda silmapliiatsit mina ka sooviks teada, mis silmapliiats täpselt oli? Silmavärv, silmapliiats või värv. Et mis värve te kasutate, mis nimelisi? See on siin väga sindiroheline. Nii, ja järgmise teist silma ma kavatsen teha siniseks, see on sügissinine sindi. Ja roosad ma kavatsen ka panna, see on selline melanhoolne, fenomenaalne roosa. Jah, et teisi värve ma tutvustan siis, kui ma neid kasutan, eks ole. Nii, ja siis siin on ka kehtivusaeg on 2042, et seda võib kasutada siis 2042 aastani ja noh, selles suhtes, et väga hea. Ostad täna ära, ei pea muretsema juba järgmine nädal, et appi, halvaks läinud, nagu paljud asjad teate küll, ja nüüd igatahes teine sõrm, teine silm, vabandust, jah. Ma lubasin teha selle siniseks, siis siit võtan jälle oma sõrmega, sest et sõrmega tuleb uusi peale panna ja siit kerglaste liigutustega paneme selle värvi siia peale. Läheb natuke üles, läheb vahet ei ole, sest selles suhtes, et see nagu kunstiteos, saate aru, et sa võid panna nii palju seda asja siia peale, kui sa tahad. See jääb ikka ilus, selles ongi nende, oi, vale sinine. Selles ongi nende asjade võlu, selle sama firma, Jordache firma võlu, et kõik jääb ilus. Nii, pane natukene veel siia alla poole, et siis, jah, et on ikka näha ka natuke, võtame see keskele. Oleks üleminek on väga tähtis koht. Sageli väga paljud ei pööra selle tähelepanu. See peab olema väga sujuv, nagu näete, roheline, sinine, sulavad kokku. Näidake nüüd seda. Jah, nii. Teisele poole põsele me ei tee midagi, oota natuke, midagi siin koos. Korras, jah. Et teisele poole me tee midagi, aga otsa ette tuleb teha selline asi, nagu te näete. Võt. Ja see on ka sümboliseerib sügist ja see on väga ilus minu poolest, minu arvates. Jah, et selline on siis minu tehtud meik, väga loomulik, sügisene, ma soovitan seda kõikidele neidudele, noh, noormeestele võin ka soovitada muidugi ka, noh, ma ei tea, noh, vahet ei ole, vaadake ise. Igatahes tulemus on selline ja kui te kannate enda eest hoolt, nagu Mirjam seda teeb, siis näete teie sama ilus välja. Ja tuletan veel kord lugejatele meelde, et tähtis ei ole vaid see, kuidas, jah, osavad ka, aga tähtis ei ole vaid see, milline oled sa meigituna, vaid tähtis on ka see, milline sa oled ilma meigita. Ja et saada selline täiuslik välimus, nagu meil Merilinil on ilma meigita, siis see on tegelikult, noh, ma ütlen teile ära, et see protseduur on raske, see on isegi väga raske, nii raske, aga ma räägin teile selle aeglaselt ära. Et pange ja tehke vahepeal märkmeid ja estage küsimusi siis kommentaaridesse, ma vastan teile väga nagu ilusti, et siis jah, saaksite ikka oma küsimustele vastused ja vastused küsimustele ka. Nii, kõigepealt, mis teil on vaja, on siis selline asi nagu svamm. Täiesti esmapilgul tundub tavaline svamm, aga ei ole. Ta on kollane svamm ja valge svamm ka. Ta on ühtlasi kollane ja ka valge. See pool on selline väga kare, et noh, hakkab lausa valus on ja see pool on selline, kus on augud sees ja selline pehme. Noh, pehme ja kare, nagu vaheldumisi. Siis see on väga tähtis, et ta oleks just kollane, sellepärast et see on väga sügise värv, nagu minul need lehekesed siin näete. Merilin ehk hoiab seda korraks niimoodi, eks, nii. Teine asi, mida on vaja dušigeeli ehk siis palmoliiv Thermal Spa. See on tegelikult, ärge laske ennast, see on lihtsalt selline nagu pudel on selle omaga. Tegelikult ma korjasin isiklikult, käisin korjamas Pentaka koridorist mulda maast ja ma segasin selle kodus koduste vahenditega nagu margariin ja suhkur ja sool kokku. Ja siis ma saingi sellise sinise Bialaglinka, ma panin selle sükse nime nagu Bialaglinka ja see käib siia svammi peale. Ja Merilin ehk hoiab korra, üks asi on veel väga tähtsad, et tavaliselt inimesed hakkavad ennast pesema kohe niimoodi, et tõuru on niimoodi üle näo, saad aru, niimoodi, ei, see on väga vale, ei, Merilin ütle ei.
ei, sa pead tegema niimoodi. Niipidi peab hõõruma. Ja noh, lõpus peab tegema ka niimoodi ringe ühel pool ja ringe teisel pool. liigutusi. Jah, et... Rings. Ja nüüd tulebki siis võtta, teha see, avada see pealaklinka ja kanda seda siia peale niimoodi. Et vaadake siit kaameraga siis täpselt, kuidas ma teen. Niimoodi. Siia peab tekkima selline neljakandiline kiht seda niimoodi, et kõik oleks üleni täis. Et üleni oleks seda kõik täis ja noh, natuke kohutab joogama. See on selline mõnus võdisev otse pentakast tulnud pealaklinka ja siis lihtsalt saate aru, teete siukse asja ja lükkate näkku. Nii, palun istu. Ma sain selleks koolitust väga paljude erinevate mentorite käest, kui ma viibisin Tiibetis ja nad täpselt näitasid mulle, kuidas see käib, ehk siis. Vist oli niimoodi. Siit tuleb niimoodi. Nii. Ja nüüd ma jätan selle peale umbes 15 minut. Oota, ma panen natuke minutusega. 15 minutiks. 15 minutiks jätan selle peale. Nüüd ma hakkan seda hõõruma alles nüüd ja see käib niimoodi ringjate liigutustega ja vahepeal tuleb ka teha niimoodi ja niimoodi ja niimoodi. Ja selline on siis tulemus. Meik on täielikult eemaldatud ja nägu on puhas. Aitäh, see oli siis Kata R ja ma loodan, et teil on abi minu meiginippidest ja ka pesunippidest, sest see on tähtis ja näete, milline mustus siin sees on, see kõik tuleb sinu näost, näed jah?